need on mu lemmikpeekrid. Need on portselanist. Ja nad on tugevad, kumavad läbi, ehk siis vastu valgusse näed oma sõrmi siin taga. Et ta on praktiliselt, ütleme, 0,5 millimeetrit paksud ja kumavad läbi. Ta on ülitugev. Et noh, tehke järgi. Ja see on glasuuritud, ma saan aru. See on valge glasuur on peal. Ma kasutan kristallglasuure. Kristallglasuur on see, et kui sa, ma ei tea, käid kaameraga üle asjade, siis sa näed, et lilled on klaasi sees. Antud hetkel nüüd kristallglasuur. Siin on põhi ja siin on kristall, mis on tekkinud siia peale. Sa oled nagu tilga peale pand või joonist? Ei, see ise tekib. Siin on väiksemad kristallid on peekri peal, nagu näha, ruukililled ja siin on suurem kristall. Aga kuidas tekivad sinna? See on hautamise tulemus. But his verseless dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryan, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top. Ka teisiti kui jah, trelliga seda ja kätt pidi sisse kohe, et ega teisiti ei saa. Lihtsalt kastab ta lihtsalt sisse, jah? Kohe näed. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Ja mitte üleni, vaid ainult. See on kaas, ta ei peagi üleni ole. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. Selleks põledataksegi see soovi asi ette ära. Et ta hanguks kiiresti. Et see vesi, mis tal on, et vesi läheb sinna sisse, sinna pooridesse. Ja nad ei tohi üksteise vastas olla. Vaata, kui sa teed mingi portsu uut glasuuri valmis, siis sa ei ole päris kindel, et kas on nüüd kõik hästi, et täpselt ei tea. Et vahest on need muutujad muutujaks, ma nimetaksin, kui sa oled uue tarni ja tooraineid ostnud. Noh, kas sa oled ostnud täiesti uue tsinkvalge või täiesti uue kriidi mingi hoopis teiselt tarnijalt ja siis ongi see, et ta natuke teise keemilise koostisega hakkab mängima. Esimene ahjutäis läheb juba hukka. Aga tavaliselt ma panen uue segadusglasuurist ainult ühe asja ahju. Et kontrolliks, kuidas ta töötab. Et enam ütleme massilist hukkumist ei ole nendel asjadel. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Et varem olid ääred olid sellised ebakorrektsed, nagu paljastus see punase alt valge serv, siis sa võtad pintsliga selle serva üle. Või siis ütleme, ma kastan siin, see serv kattuseks, siis ta hakkab voolama, siis värve ja toone läbi lööma siin erinevad, et see läheb väga ilusaks.
kohi ilusti puhtaks. Opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond. Valge äär peale ja see teeb vahvaks. Fear be 100% clear cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had Vot see ongi see, et minu asjad, millega mina tegelen, need on vägagi jonnakad. Glasuurid ja isegi see savi on natuke jonnakas. Et kui sa täpselt ei tea, millega sul tegemist on, siis on päris palju probleeme lahendada. Ja kui sa oled kogenud, siis on päris vahva neid asju lahendada, kui sa oskad. Nii, lihtne. Waiting to blow, now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe. Mina annaksin nõu vaadata tegelikult laatadel käia ja vaadata süüvida inimeste olemusse ja nende töödesse ja siis kui tuleb mingisugune värsku, mingi säde lööb pähe, et võt nüüd ma tahaks selle alaga tegelema hakata, siis tasuks selle inimesega vestelda või uurida alternatiivi, kes tahab selle teema lõpetada. Selleks on olemas ka Eesti Käsitööliit, kellel on vastavad funktsionäärid, kes õpetavad teatud liiki asju välja. Et ma soovitaksin tegeleda käsitööga, mitte ainult saviga, vaid kes tahab, näiteks kellel meeldis see tänane ekskursioon minu arust, siis tuleb läbi. Et võib ju kaugõppe vormis või kuidagi moodi seda asja populariseerida. Võime telefoninumbri ka alla välja ütelda või? Ei, no sa võid potitehas.ee ja siis seal on kontaktid kõik olemas. Et vaadake, seal on film ka, kus ma natuke rohkem tööd teen, siin ma rohkem lobisen nagu vist. Aga kuidas sa ise jõudsid selle savini tegemiseni? Ei tea, lambist ühel päeval tuli. Jätsid kõik muud tegemised? Jah, jätsin kõik asjad pooleli ja läksin savi tegema. Tulin Pärnusse elama ja hakkasin siin tööle. Siis läksin Norrasse, olin 2 aastat ühe meistri juures selliks ja õpipoisiks. Siis tuli tagasi tegin oma töökoja. Aga sa ikkagi leiad, siis ma saan aru, et see selliks ja õpipoisiks oleku aeg on väga tähtis. No aga see ongi see õppimise aeg. Meisterina õpid sa muidugi kõige rohkem, aga see on juba see tase, et sa saad juba elatada sellest. Meistri tunne ei ole see, et sa tegelikult omad kaubamärki ja töökoda, vaid meistri tunne on see, et sa oled võimeline ütleme, pea püsti lööma ja ütlema, et vaata, minu asi on teiste omadega täiesti konkurentsivõimeline ja võib-olla isegi veel parem. Et see ongi see, et selliks sirgu tunnevad, see on meistri. Natuke uhkust ja? No see ongi, et kui sa oled võimeline hästi tegema, siis sa annab ka enesekindlust. Uhkus võib olla, aga ülbus ei tohi olla. Väga õrg piir on seal vahel, jah? No jah, et võib-olla mõni arvab, et on, aga kes mulle seda näiteks ette heidaks, siis ma tahaksin vabandust paluda kohe selle eest, et ma kindlasti ei taha kellegi ees ülbe olla või midagi. Igaühega on võimeline kontakt ja igaühe lihtsalt ma õpetan, kes ainult seda tahab. No problem. Minul ei ole seda, et ma nii väga siin kiivalt midagi endale hoiaks. Muidugi ma ei ütle kõike, absoluutselt kõike 100%, sest inimene peab ka, iga õpilane peab ise ka midagigi ise enda jaoks avastama. Aga 99% võin öelda. Ministri oma saladus jääb ikka? No midagi võiks jääda. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels
so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the Crystal Method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard him pea püsti lööma ja ütlema, et vaata, minu asi on teiste omadega täiesti konkurentsivõimeline ja võib-olla isegi veel parem. Et noh, tehke järgi. This is 10% luck, 20% skill.